Ja kui praegusel hetkel nüüd Eesti valitsus on otseselt võtnud ülesandeks mõnitada ja kritiseerida Donald Trumpi valitsust ja tema tegemisi, siis on selge see, et ega sealt mingit head nahka Eestil ei tule. Meie kõige suurem liitlane on siis mõnitatud, et mul oli siin paar päeva tagasi üks kohtumine kõrgete külalistega. Esimene küsimus oli see, et kas eestlased ongi sellised nagu Kaja Kallas. Ehk selles mõttes, et natukene juhmid ja sõjakad ja üldse sellised imelikud inimesed, et ma pidin seletama, et ei, et see ei ole mitte parim näide nüüd eestlasest, et paljud eestlased. Eestis on ainuke jama see, et kui teistes riikides üritatakse panna ikkagi kõige targemad etteotsa, siis Eestis on see, et küla siis rumal pannakse siis küla juhtima ja sealt edasi siis, et just sellised, kes millegagi ei tegele. Jällegi ütlen seda, see on globalistide asi ja Euroopa Liidul nii palju, kui nad tahavad. Praegu nad ütlevad, et nad tahavad 700 miljardit kütta sinna Ukrainasse. Neil ei ole seda raha. Terve Euroopa on praegult majanduslanguses ja hinnad, kõik muu, mis kägistab. Ja kui nad selle raha nüüd prindivad juurde sellele eurole, see tähendab seda, et tuleb tohutu inflatsioon. See tähendab seda, et Euroopa Liit jääbki